Minu nimi on Pipi-Lotta Enok, olen kergejõustiklane ning tegelen 7 võistlusega ja hetkel õpin ja treenin juba 4. aastat Ameerika Ühendriikides, Oklahoma osariigis. Ja ma sooviksingi lähemalt jagada oma kogemust selle viimase 4 aasta jooksul ja kuidas on minu elu ja olu ja treeningud siin möödunud, mida ma olen ise õppinud ja kogenud ja mida ma soovitan teistele, kes mõtlevad ka sarnase suure sammu peale. Selleks juurpõhjuseks on kindlasti see, et siinsed tingimused, siin eluolu võimalus ja see süsteemsus, et sul on oma spordimull, kõik asjad on käejala juures, ala kõik treeningtingimused on suurepärased, et pluss siis see süsteemsuse koha pealt see, et nagu sul on võimalik teha nii kooli kui ka trenni samaaegselt. Et Eestis ma kujutan ette, et see oleks üsna keeruline balansseerida oma elu, kuigi siin on kõik asjad käivad sinu treeningute ümber, et et sul on treeneri poolt antud treeninguajad ja siis selle baasil sa saad oma tunniplaani ise kokku panna. Et hästi palju on siin paindlikkust, mis kindlasti aitab vähendada stressi, kui tuleb näiteks võistlushooaeg, et kui sul on oma tahte järgi valitud tunnid ja asjad ja kogu su ajakava, siis on kindlasti lihtsam planeerida kõike. Ma ütleks, et kindlasti ma ei osanud otseselt midagi oodata, et teiste juttude põhjal võisid mu ettekujutused olla tõesti natuke teistmoodi, kui see päris elu oli. Aga ikka rohkem oli siuke nagu ikka, et nagu filmidest oled näinud, aga tegelikult kui ma kohale jõudsin, siis ega see päris nii ka ei ole nagu filmides on, et päris elu on ju ikka täitsa teistmoodi. Minu ülikoolis on siis selline reegel, et esimene aasta tuleb kõikidel õpilas kodus elada, siuke korteritaaline ruum, igal ühel oma tuba, 2 WC-d, elutuba, köök, et siis rohkem suhelda, luua uusi tutvusi, harjuda keskkonnaga, et nagu see ühikas on üle teeala nagu meie spordihallist ja meie kooliruumidest ja asjadest ja nagu lokatsiooni poole koha pealt aitab see ka kindlasti väga palju välja esimesel aastal, kellel ei ole autot või nagu muid võimalusi. Et teisest aastast alates siis on võimalik oma korteri üürida või maja üürida, kellel mis nagu huvi on, mille vastu, kus elada. Et lihtsalt esimene aasta on siuke väike reegel ja ma arvan, et see on väga mõistlik, et mina sain väga palju uusi tutvusi ja sõpru just esimesel aastal tänu sellele, et ma elasin ka õpilas kodus. Et väga lähedaseks sain oma toakaaslastega, kes on ühtlasi ka mu trennikaaslased tänase päevani. See on suhteliselt nagu keeruline, kui sa oled välisõpilane ja tuled Ameerika Ühendriikidesse esimest korda, siis see ei ole päris see, et kui sa oled nagu mina läksin Jõhvist Audentesesse, et Jõhvist nagu Tallinnasse elama, et see elumuutus on natukene ikkagi suurem. Sa õpid võõrkeeles, sa suhtled võõrkeeles, su treeningud on teistmoodi, kõik nagu on uus ja huvitav ja väga palju ka on sellel teekonnal raskusi, just esimesed kuud, et ära harjuda selle kõigega. Ja eks alguses mul oligi, ma arvan, kõige suurem madalpunkt oligi see, et ma nagu ei julgenud väga suhelda teistega, ma kartsin eksida, ma kartsin öelda midagi inglise keeles valesti, kuigi tegelikult inimesed on siin väga sõbralikud ja vastuvõtlikud. Nende jaoks on siin see nagu väga suur asi, et sa oskad rääkida teist keelt. Et või võõrkeel, või kui sa oskad mitut keelt, siis nende jaoks on see nagu väga nagu vau-efekt, et nagu nemad ju räägivad enamasti ainult inglise keelt ja neil ei ole nagu koolis nagu kohustust õppida nagu mitut keelt. Et
et selles suhtes nad olid hästi nagu vastutulelikud ja väga nagu toetavad, et ja üritasid aru saada, isegi kui ma midagi valesti ütlesin, et ei olnud sükest nii-öelda, ma ei teagi, mis eestikeelne sõna on, nad ei vaadanud siin nagu viltu. Siis kindlasti koduigatsuse aspekt, et okei, et mingi hetk alguses, kui sa rutiini saad, kõik on uus, hästi palju on sükest nagu elevust, aga kui üks hetk see nagu rutiin muutub väga rutiinseks, siis tekib ka koduigatsus, keha on väsinud, vaim on väsinud koolist, trennist, siis kindlasti koduigatsus on niisugune asi, mis käib nagu lainetana, et üles-alla ja nagu mina isiklikult soovitaksin kõigil esimese aasta sporditudengitel või üleüldse tudengitel, kui on võimalus nii-öelda koostööd teha psühholoogiga, meil on niisugune võimalus siin võimaldatud. Lihtsalt nagu ei peagi midagi otseselt viga olema, et alati on lihtsalt tore käia ja rääkida oma elust ja natuke kõva häälega analüüsida paljusid asju, mida sa ise ka võib-olla ei ole kõvahäälselt välja öelnud, mida sa oma peas mõtled, et see kindlasti muudab nii-öelda seda harjumist lihtsamaks. Ja see oli minu jaoks väga suur elumuutev võimalus, otsus, kui ma otsustasin, et ma soovin nii-öelda spordipsühholoogiga koostööd teha, et mitte ainult ei ole see kasuks tulnud minu elus, vaid ka minu sportlikul nagu karjääril. Kuna siin on nii-öelda majanduslik pool nii palju erinev võrreldes Eestiga, et palgad on kõrgemad, kõik need muud asjad, et siis siin on hinnad ka hästi nagu kõrged, et minu jaoks oligi nagu väga harjumatu, et teatud asjade eest a la leiva eest sa maksad mingisugune, no siin ei ole leiba, aga nagu a la mingi sepik on ju, maksad $7 nagu Eestis sa saad reaalselt 1-2 euro eest selle on ju, et noh, see on ikkagi suht suur vahe, et nagu mingid siukesed kultuurishokilised asjad olid alguses, siis võib-olla võistlustele reisimisega oli ka see, et nende jaoks siin USAs on täiesti nagu okei bussiga sõita 6-7 tundi iga nädalavahetus võistlustele ja siis minna ja võistelda, et ma mäletan, et Eestis oli mul juba siuke Tallinn-Võru ots oli siuke juba tundus nagu maailm pikk on ju. Et lõpuks ma harjusin sellega ära, et hästi palju on reisimist, et see on nii-öelda osa sellest nii-öelda tiimikultuurist ja üldse sellest süsteemist ja võistluste nagu käigust, kuidas siin need asjad toimivad. Ja kindlasti üks asi, mida ma oleks teistmoodi teinud, oli esimesel aastal see, et ma võib-olla oleks võinud rohkem suhelda, olla avatum, mitte karta, et igasuguseid kogu aeg kutsuti mind igale poole, et lähme teeme minigolfi või teeme siukse asju ja ma ütlesin allatihti nagu ei, et noh, et võib-olla siuke ei tasu endasse tõmbuda ja karta, vaid pigem minna ja kogeda ja nii-öelda bondida rohkem, et mida aasta edasi, seda rohkem ma muutusin ise avatumaks ja seda mugavam ja toredam mul endal ka tegelikult oli, et selles suhtes jah. Nagu ma enne rääkisin, siis üheks tasakaaluvormiks on kindlasti rääkimine psühholoogiga või siis üleüldse oma treeneritega või inimestega, kes sul siin on kõige lähedasemad, kes tekivad sellised lähedasemad sõprussuhted, et alati nagu rääkida, mitte nagu endasse tõmbuda ja olla alati nagu avatud ja siis on, sa sellega muudad sa iseenda nagu olemist, olekut, suhteid palju tugevamaks ja sul on endal lihtsalt palju lihtsam, et ei tasu karta mitte midagi. Kõik, mis on mugavustsoonist väljas, aitab sul inimesena kasvada ja meile kõigile meeldib mugavustsoonis olla, absoluutselt, mulle ka meeldib iga päev, ma võiks kogu aeg oma mugavustsoonis olla, aga siis ma jäängi nagu elus ühe koha peale seisma, aga nagu ma ei taha ju seda, on ju. Et pigem alati proovida ja mitte karta ja lihtsalt olla nagu, et ma lihtsalt lähen või vähem mõelda ja rohkem teha, on ju. Et kõik see ju lõpuks viib nii-öelda inimese sportlasena nagu nii-öelda kasvuni, on ju, et sa arened inimesena nii palju, kui sa nii-öelda
lähed teise riiki ja sul on nii palju uusi võimalusi kogeda midagi teistmoodi, siis lihtsalt nagu go for it, nagu reaalselt. Et see on minu nõuanne. Ära lihtsalt karda ja mine ja funny. Kindlasti on USA sportimine, õppimine, investeering tulevikku. Esiteks olla välisõpilane, saada uusi tutvusi, õppida võõrkeeles, täiesti uued perspektiivid, maailmavaated, et vahepeal osades loengutes või discussion classides, ma üritasin eesti keelde praegu tõlkida oma peas, oli nagu okei, see ei make sense'i. Aga on hästi palju erinevaid teemasid nagu globaalsed probleemid ja asjad ja ülihuvitav on olnud nagu kuulata ja diskuteerida teiste kursakaaslastega mingite teemade üle, et nagu kuulata, mida nemad arvavad, siis rääkida, mida mina arvan ja siis nagu veits arutada nende teemade üle, et hästi nagu huvitav on kuulata ja hästi palju on siin ka välisõpilasi, et erinevates riikides, mis on andnud mulle ka võimalust nagu luua ka nagu veel rohkem tutvusi, mis ei ole piirdu ainult USA-ga. Et see on kindlasti investeering tulevikku. Ja spordikoole koha pealt ka, et treenerid ja kõik need tingimused on tasemel, et nad võimaldavad mul põhimõtteliselt elada tippsportlase elu. Et ma ei pea mitte millegi pärast muretsema. Minu ülesanne on lihtsalt kasutada kõiki neid võimalusi maksimaalselt enda kasuks ja anda ise 110%. Ükskõik, mis ma ka ei teeks, et need asjad ka nagu mulle kasu tooksid, et kas koolis või trennis või muus elus, et siin on nagu nii palju võimalusi, et kogu aeg on mingid üritused, mingisugused erinevad asjad, mis on mõeldud just meile, et meil oleks nagu võimalusi kogeda ja näha ja näiteks üks ülihuvitav asi on, et üks mu trennikaaslane käis eelmine suvi ja teine trennikaaslane läheb see suvi praktikale Nike Oregoni, kus on siis Nike kontor, et nad saavad nagu kandideerida praktika kohale ja kui sa saad, siis sa oledki terve suve Nike'is, et sa lood uusi tutvusi, et see on minust nagu eluvõimalus. Ja nagu siukse võimalusi on hästi palju, mis nagu valmistavad sind ette ka eluks pärast sporti. Aga selline ongi siis minu elu USAs ja minu kogemused ja minu mõtted sellel teemal, et see on alati on, kui teil kui nagu noortel tekib võimalus minna välismaale, et see ei pea olema USA, siis alati ma soovitan minna, et mitte midagi ei ole kaotada, alati sa saad koju tagasi tulla, et see võib olla väga elu muutev otsus ja ikkagi positiivses suunas, et mina alati soovitan minna ja kogeda ja ikka rõhutan seda, et kõik, mis on mugavustsoonist väljas, aitab sul kasvada väga palju inimesena. Et minu elu see on siin kõvasti muutnud ja ma olen meeletult tänulik, et mul siuke võimalus üldse on tekkinud, et ma ei kujutaks ette, et kuidas ma oleks üldse teisiti oma sporti ja kooli reguleerinud. et jah, aga aitäh!